Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja meie kõigi suureks rõõmuks on üle pika aja taas meiega Toomas. Nii et tere, Toomas, ja räägi Tere, kõikidest Kaia-Liisa. oma seiklustest. Tere, tere. Ja tere kõik valguselukad, kes seal teised pool on. Ja need teised ei kuula pealt seal praegu. Niimoodi. Aga ma muidugi ei räägi ka kõiki asju. Kuulake pealt, kuulake, jah. Pange nüüd käima, see punane nupp, see on rekord ja okei. Ja siis olukord selline, et süsteem enam ei ole. Eelmine kord ma rääkisin, et venceremos. Muchacho. Ja eelmine kord ma rääkisin jah, et meid kollitavad ja ma ei tea, mitu 10 000 ma seal üle kirjutasin ja niimoodi tükk aega, aga lõpuks ma lihtsalt tüdinesin ära sellest ja võtsin nii-öelda universumi tasemel ja kirjutasin üle kõik süsteemid, kes tegelevad teistele liikidele kahju tekitamisega ja röövivad nende energiat ja nii edasi. Siis saabus vaikus tegelikult. No mingi aeg. Ja siis hakkasid tulema uued mingid süsteemid. Mulle öeldi umbes nii, et noh, jah, et need süsteemid on siis nüüd kadunud, et noh, kuskilt neid seal, noh, ütleme nii, et universumis on asjad olemas sellepärast, et neil on luba antud olla lihtsalt ja nii head asjad kui halvad asjad. Ja nüüd nende süsteemidega on paus mingi, ma ei tea, 1,5 aastat või midagi taolist. Ma loodan, et me ei näe neid enam kunagi. Ja selle asemele tulid mingisugused, ma nimetaks need organisatsioonideks, nad ei olnud sellised nagu konkreetsed, nagu süsteem oli selline nagu mingi mega emalaev, mida noh, või siis vaadata aga see oli nagu organisatsioon, mingi hierarhia oli mingitel tasemetel seal, mingid omanikud, mingisugused, nende omanike peal olid tavaliselt mingid hiiglased, tihtipeale sarvikud, suured sellised, noh, nagu tõsiselt suured sellised, noh, ma ei ütleks, et nagu Viru hotell Tallinnas, vaid sutsu väiksemad. Ja siis ma hakkasin samamoodi üle kirjutama, nad muutusid kõik jumalikeks olenditeks, meil on väga-väga palju jumalikke olendeid universumis. Võtta üks ja viska teist, eks ju. Aga noh, ma ei ole jõudnud ikkagi nagu päris lõpuni välja, sest kuskilt mingisugused rünnakud tulevad, tõsi, harvemini ja kuskil on veel keegi, kes on minu peale väga-väga-väga vihane. Sest rünnakud ikkagi mulle on. Aga üldiselt on nad harvemad, võib-olla, noh, ma igatahes ei ole näinud nagu midagi uut selles mõttes, et tulevaks mingid uued laevad, mingid teistmoodi, et ma kirjutan, kui ma näen mõnda, kes on minu kaitsetesse kinni jäänud, siis ma lihtsalt kirjutan üle selle tehnika universumit piires, siis ma kirjutan üle need rassid, kes seal laevas sees on universumi piires ja nii läheb kogu aeg. Aga kas võib olla niimoodi, et mida kõrgem on meie sagedus, seda vähem nad saavad nagu meile ligi ju? Jaa, seda küsimust on mulle ka esitatud ka inimeste poolt enne ja tõepoolest see on niimoodi, et kui me oleme kõrgemas sageduses, siis ütleme nii, me ei jää kergesti haigeks. Näiteks metsas, kui me läheme sügisel seenele, siis puugid hoiavad meist eemale, noh, palju need seal metsas on, muidugi põdrakärbes ja nii edasi, niisugused parasiidid hoiavad meist eemale, on võimalik teha endale ka sääsekaitse enda energias. Aga need tüübid, kes tulevad sealt portaalist kuskilt laevadega rabistavad, siis nende vastu ma ei ole sellist väga head kaitset leidnud. Noh, tegelikult minul endal on, mul on niisugune, ütleme, mul on tihendatud aeg. Ja siis, kui see laev sinna sisse sõidab, siis ta jääb nagu keelipatja kinni niimoodi. Et selline asi vähemalt toimib.
suuremal-vähemal määral. Siin oleneb palju sellest, kas inimene on oma nii-öelda vabastanud ennast, õigemini ära saatnud endast kõik madalad sagedused, kõik madalad energiad, sellepärast et kui need energiat seal on juures, siis tekib ikkagi otsetee ja sealt otseteelt saab niimoodi, tekib ka niisugune tunnel. Kuigi kõik kaitsed on peal, kõik on hästi, sealt tunnelist tulevad ikka tüübid üles ja tegutsevad, nii et tuleb lahti lasta kõik vanad platvormid, vanad sagedused, ma ei tea, igasugused vanad nii-öelda ebameeldivad mälestused, nendega ei ole mitte midagi teha. Neid ei ole mõtet nagu heietada, sest see on nagu kiiktool, et annab küll tegevust, aga ei vii mitte kuskile. Ja, et seal nostalgid seda või siis mõelda, oi, ja ma oleks ikka pidanud sellel ajal sedasi tegema, no mis sellest siis kasu on, mitte midagi. Ja elame tulevikku rohkem, et ei ole mõtet seal sonkida seal minevikus. Et noh, osad räägivad, küll oli Vene aeg tore elada, jah, see on selle samani jutt, nagu mehed räägivad, et küll oli sõjaväes lahe. Sõjaväes oli nii, et sa olid siiamaani olid nagu sõnniku sees, eks ju. Ja see osa, mis siit välja paistis, et see oli siis see lahe osa, eks ju. Et selle Vene ajaga on ka, jah, seal olid omad positiivsed asjad, aga noh, negatiivseid asju oli veel rohkem, nii et selles mõttes ei ole väga lõbus. Jah, osades asjades ma olen ka nõus, et oli parem, aga see on selline vaatenurga küsimus. Ehk siis, kuhu me jäin üldse? Et süsteemid nüüd on nagu süsteemid on kadunud, organisatsioonid tulid asemele. Ja nüüd ma jah, olen ikkagi jah, seal osad, mitte inimesed, osad olendid aga väga välja vihastanud ja siis, aga noh, mis nad siis tulevad meie hoovi peale kaklema, on ju? Ei ole vaja tulla, mingi otsige kuskilt mujalt, mõni teine universum ja mingi sinna. Ja siis, et noh, põhimõtteliselt praegu on juba kehtestatud nii-öelda kosmiline seadus, mis keelab tulla meie juurde siia ja röövida meie energiaid siit. Aga noh, pättidele see ju ei maksa midagi, eks ju. Kas on mingi seadus või on see põhiseadus, kama kaks, eks ju. Et selline olukord on, et praegusel hetkel veel on rünnakuid, mitte tõsi nii igapäevaseid, aga neid ikkagi on. Noh, muidugi lisaks levitatakse ikkagi järgmisi viiruseid. Aeg-ajalt neid tuleb siia, väga kummalised muideks on nagu, kuidas öelda, nagu oleks mingi ülikond seljas, selline karvane. Aga noh, muidugi selja tagant jällegi, mitte päris eest, et ta ei ulatu üle keha. Aga ka üsna vastik ikkagi köha-nohu ja kusjuures siuksed, noh, hästi intensiivne. Ja väga hästi eelmisest, et noh, selles mõttes ühest küljest tulevad rünnakud, teisest küljest tulevad need viirused, et noh, vahest jääb arusaamatuks, mis nüüd toimus, eks ju. Kuna kaasatud on kaks poolt, eks ju. Ja see tekitab sellist segadust. Et viimasest videost väga hästi on mõjunud see duši all käimise jutt, et inimesed on ärganud ja osad on isegi tulnud vastuvõtule nii-öelda duši alla uuesti. Ja see on jah nii, et ikkagi sa oled juba mingi aasta otsa käinud, seal on nagu meie mõistes nagu hästi palju asju on juhtunud. Ja midagi teha ei ole, et see niimoodi on, ma ise ei reguleeri seda. Ja siis mis on vahepeal Eestis on muideks meie energeetiline olukord on tegelikult hea. Kui me räägime puhtalt energeetikast. Tallinnas muidugi on see niisugune nagu energia on halb. Masenduses niisugune nagu natuke madal sagedus, ütleme nii. Aga mujal Eestis on tegelikult energeetika on heas olukorras ja käisin ühel retriidil. Ja seal me ka tegelesime sellega, nii-öelda Eesti Energiaga. Panime tuulikud ülesse ja kõik hakkas toimima.
et mitte selle firmaga, vaid Eestis oleva energiaga tegelesime ja tulemused olid head. Muideks siiamaani see toimib kõik ilusti, nii et kui ma teistesse maailmajagudesse, kus on kriis, noh, seal Gaza sektoris ja Liibüas ja Ukrainas ja nii edasi, siis suunan sinna erinevaid energiaid, mis tekitavad siis harmooniat ja äratavad inimesi ja nii edasi, siis Eesti ma olen praegust jätnud isegi puutumata, sest praegust on lihtsalt hea olukord. Ja noh, Tallinn on selline koht, jah, kus on palju inimesi üheskoos, stressi on palju ja see nagu nakkub ühest küljest teisele, et osad usuvad, osad ei usu, eks ju. Noh, igat fakti, mida te kuulete, tuleb võtta kriitiliselt, on see hea või halb, eks ju. Ja alati võtke pendel, kui te muidu ei saa kontakti millegagi ja küsige, kas see uudis vastab tõele või mitte, eks. Kõige lihtsam. Et seal, noh, Ameerika uudistes mingi uudis oli, et Elon Musk loobus, ma ei tea millest kõik ja nii edasi, et minu karjäär on läbi ja nii, et noh, pendeldage. Siis saate teada, jah, kuidas asjad tegelikult on. Ja siis üldiselt nii peentasandil kui ka füüsilisel tasandil läheb ilusti. Kaia, Liisa, sina oskad ka seda kindlasti kinnitada, et asjad lähevad paremuse poole ja siis noh, meil tuleb ju ka varsti, aprillis tuleb uus Ameerika saadik. Et võib-olla meil ka pikkamööda hakkab siis midagi paremuse poole minema, nii kuidas meil on, eks ju, et aga noh. Jah, Trump on lubanud, et 2. aprillil toimub midagi, ehk siis ta on öelnud, et Ameerika saab vabaks, mida iganes see siis tähendab või kuidas see avaldub, eks me siis näeme. Põnevad ajad on ees ja see on väga lähedal. Ma pean ka võtma pangast raha välja. Viimase palga välja võtma. Siis on kindel. Võid kringel olla, eks. Kuidas seal oli? Võid kindel olla. Vot niimoodi, et üldiselt vaadates nagu jah, sellist peentasandi olukorda, siis praegust on igasuguseid koledaid jälle ennustusi välja tulnud, nii et oleme rahulikud ja roosad ja jälle, kui tõesti on küsimus, et kas see on tõsi, siis võtke pendeldage, vaadake, kuidas asjad on. Et see töötab, 96% tuleb õigeid vastuseid. Kui te väga peeneks ei aja seda asja. Keegi rääkis mulle, et üks mees mõõdab vererõhku omal pendliga. Ja ma ei tea, kuidagi ajab sõrmed lahelt, et siin on 50, siin on 60. Okei. Aga täitsa reaalne ongi, et Muidugi. joonistad paberi peale valmis omal need ja mõõdad sealt. Nii see on, jah. Nii et soovin kõigile head tuju, pikka meelt ja elame veel, et ei ole häda midagi. Just. Ja. Täpselt nii on. Kõike head. Kõike head. Nägemist. Nägemist.